Tere kõigile head vaatajad! Eesti eest nädala uudised 134. saade. Vaatame, mis oli lõppenud nädalal kõige olulisem. Benjamin Netanyahu teatas, et USA sõjavägi siseneb Iraani rikastatud uraani ära viima. Ta väidab, et Donald Trump ütles talle otsesõnu: ma tahan sinna minna. India peaminister Modi kutsub kodanikke ettevõtteid üles säästma kütust, jagama autosid, kasutama elektriautosid ja võtma omaks COVID-19 strateegia kodus töötamiseks riigi huvides. Teisisõnu, diktatuur ideoloogilisel tasandil süveneb. President Trump Fox Newsile: ma kaalun Project Freedomi uuendamist, aga see oleks vaid üks väike osa suuremast sõjalisest operatsioonist. Lühidalt, sõda võib taas alata, hinnanguliselt järgmise nädala jooksul. Zelenski endine pressisekretär ütles, et ta kiidab rahapesuskeemid isiklikult heaks. Zelenski kiidab rahapesuskeemid isiklikult heaks, ütles Julia Mendel Tucker Carlsoni antud intervjuus. Ta kirjeldas lahkuvat Ukraina presidenti ka kui ühte suurimat takistust rahu teel. Ta kirjeldas teda kui emotsionaalselt kontrollimatut ja hullu näitlejat ning kõik, mida ta ütleb, on reaalsusest irdunud ja täielik vale. USA president Trump ajakirjanikule: ma ei mõtle ameeriklaste rahalisele olukorrale, ma ei mõtle kellelegi. Kuulsite jah? Trump mõtleb ainult iseendale. Hollandi meeleavaldajad süüdsid Loosdrechtis uue varjupaigakeskuse põlema ja takistavad tuletõrjujatel piirkonda jõudmist. Hiina president Xi Jinping kutsub president Trumpiga peetud kõnelustel üles tugevdama suhteid Ameerika Ühendriikidega. Ning Kuubat on tabanud täielik energiakriis. Energeetikaminister on kuulutanud välja praktiliselt kütusepuuduse, mis halvab elektritootmissüsteemi. Elektrivarustus on kogu riigis katlentlik, sealhulgas Havannas. Mõnes kohas kestavad elektrikatkestused kuni 22 tundi päevas. Pealinna mõned piirkonnad saavad elektrit vaid 2–4 tundi päevas. Elektrikatkestuse ajal on puhkenud protestid. Inimesed lähevad pärast pikki elektrikatkestusi tänavatele, blokeerivad teid, põletavad prügi ja paugutavad potte. Milline on Eesti tulevik, seda me näeme ilmselt, kui mitte sel talvel, mis nüüd 7 kuu pärast aset leiab, siis hiljemalt järgmine aasta. Eesti eest portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumatu, ainult kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestieest.com-i, Mihkel Johannes Paimla, EE 40 77 00 77 10 08 49 65 47, märksõna ülekanne. Ülekande tegemise võimalused näha nii saate jooksvates tiitrites kui ka päris lõpus. Aitäh, et olete meie saadet vaadanud ja toetanud ja me kohtume teiega veel ka järgmine nädal. Edasise kohta aeg näitab, milliseks meie elu kujuneb. Kõike head ja kohtumiseni!